Aitäh ja kuidas olekski ma saanud jätta tulemata viimase aja kõige agressiivsema telekomifirma julgeolekukonverentsile. Tõepoolest, Sami Seppase juhatatud Elisa on ju teinud suuri oste. Starmene oleks tõsi küll ära tahtnud kindlasti osta ka Tele2, Elisa lihtsalt oli, nagu ma ütlen, agressiivsem. Sami Seppasel peaksid olema ostudes põsed punnis, aga ei olnud. Ka Santa Monica tuli järele. Et mul on väga hea meel, et olete kutsunud mu sellele suvekonverentsile. Sügis algab alles 22. septembril, naljakas küll. Ja veel on mul hea meel, et teemaks on julgeolek, sellepärast, et teil on sel puhul väga hea kont ammusse visatud. Välismaa teadlaste poolt see meie ID-kaardi platvormi kiibi teatud osa turvalisuse küsimuse alla panek. Ja tõepoolest, käib ju pidev, mitte ideoloogiline sõda käib Venemaal ja vahest tungib ka üle piiride. Ideoloogiline sõda käib Venemaal Vene oma rahvaga. Sellest ajast käib see sõda, kui Kreml otsustas ajada Vene territooriumilt minema nii-öelda välismaa agendid. Financial Times, Helsingi Sanomat, Modern Times Group, TV3 kaubamärgi omanik, lihtsalt visati alatult nagu koerad välja Vene territooriumilt, nende aktsiad võeti ära, sunniti kõige esimese pakutud hinnaga müüma. See oli nii alandav protseduur, et see diplomaatiline protest, mis sellele järgnes, tundus mulle proportsioonitult väike. Aga hea küll, Venemaa peab kõigepealt ideoloogilist sõda oma rahvaga, osa sellest sõjast ulatub üle piiride, õnneks Eesti piirid on siin tühised, räägitakse ikkagi ideoloogilisest, tehnoloogilisest sõjast Ukrainas, kui võetakse maha pidevalt uudisportaale, rääkimata elektrijaamade ründamisest, rääkimata droonide ülevõtmisest, see on sõda. Meie siin oleme Põhjamaa vaikne provints. Aga siiski, ka meie monitoorime. Kohe kell 9, 6. septembri hommikul, kui tuli välja uudis selle kohta, milline oht võib olla Eesti ID-kaardil, hakkas Sputnik, suur rahvusvaheline organisatsioon, väike kärbes Eestis, panema eestikeelseid ja venekeelseid uudiseid oma Eesti domeenil. Esimene uudis, nagu ma ütlesin, tuli kell 9, jutt oli sellest, et selle suure probleemi elevandi, slonni üritavad eestlased mängida väga väikseks, kirbuks. See ei olnud nii. Eestlased rääkisid asjast julgelt ja suurelt, nagu see asi vääribki. Tuli kohe 4 uudist otsa, kokku 5 uudist. Aga ei huvita see küsimus meie eestlasi, Sputnik.ee lugejaskond on olematu, ja ka venekeelse Sputniku Eesti domeeni lugejaid ei huvitanud need uudised. Kõige esimene neist sai 360 klikki, samal ajal kui teised uudised saavad seal 1500 klikki, mis on tõtt öelda köömes. Ei lähe venelastele see meie ideoloogiline ründamine väga hästi. Ideoloogiline sõda on muutunud palju rahulikumaks võrreldes aegadega 2014 aasta kevad, aga meil on siiski millest rääkida ja meil on, kes räägivad, neid on ka teie seas. Meil on tekkinud nii ülikondades kui ka pagunites meediamonitoorijad ja meediavoo kriitikud, isamaalased, nende hulgas Ilmar Raag, kes ei ole enam avalikult, aga kuskil struktuurides seal on, Raul Rebane, Vallo Toomet, minu hea Rotary klubi kaaslane, ja loomulikult Küberkaitseliit, kes pidevalt monitoorib seda riigipalgalistena, mida teeme meie. Põhiliselt reklaami, kuid ka ajalehetellijate palgalistena. Ja nii meil käib selline territooriumide jagamine, pidev monitoorimine, selleks on ka põhjust, sest et ei ole kunagi olnud internet auditoorium sedavõrd tagasisidestatud, sedavõrd refleksiivne, nagu see on tänapäeval. Ja see on meid viinud ka sellise olukorrani, kus tekivad vastastikused väiksed pirsutamised, pahakspanemised, süüdistamised ja tekivad ka meie meedia poolt etteheited
meie monitoorijatele, NATO strateegilise kommunikatsioonikeskusele Riias, kelle poole me oleme pöördunud abi suhtes, aga asjatult. Ja ka siis tekivad ise reguleerivad protsessid, kus asjad, mis algavad puder, mis keedetakse kuumalt, jahtub maha, nii et on kõigile söödav. Selline olukord minu meelest on meediajulgeolekus praegu saavutatud. Aga kuidas see saavutati? Vene meediarünnakud algasid asümmeetriliselt, täiesti ootamatult ja mulle kui ajakirjandusharidusega isikule täiesti vastuvõtmatult, täiesti jälgilt. Muutus suur osa Vene kõrgharidusega ajakirjanikest, eriti teleajakirjanikest, aga ka ajalehe internetiportaalide inimestest, lihtsalt ajakirjanikust propagandistiks oma hariduse juures. Sest Venemaal Bologna haridussüsteem ei tähenda 3+2 süsteemi, vaid nende gümnaasium kestab lühemini, nii et nende Bologna on 4+2 aastat haridust. Ja ometi siis kõrgharidusega, mõnikord topeltharidusega, konkurentsis oma kohad Moskva telekanalites näiteks kätte saanud inimesed kukkusid valetama, et Vene sõjaväge ei ole nähtud Ida-Ukrainas, et Malaisia lennuki allakukkumisel ei ole midagi seost Vene relvadega, ega ka ei ole Eesti ega Läti, Leedu kodanikel kunagi olnud midagi selle vastu, et Nõukogude Liiduga ühineda, vastupidi, see on toimunud vabatahtlikult. Ja meile sai selgeks, et ajupesu on olemas, see on võimas ja see ongi tegelikult, ajupesu ongi Kremli võitlus omaenda rahvaga. Ja otsides autorid, kes teeks Delfi Baltikumi portaalidele rea intervjuus nende ajakirjanikega, kes on ajakirjanikust ehk siis tõeotsijast muutunud propagandistiks, käisin ma suvel Peterburi ülikooli meediateaduskonna inimestega rääkimas ja ma avastasin seal teatud sellise küünilise lootusetuse. Öeldi, et meil on jäänud ainult, mis meil on siis jäänud? Mõned on jäänud Dožd TV, mida alati nimetatakse, ja Eko Moskva raadio ja natukene on meil Nezavissima ja Gazetat ja ongi kõik. Ja ülejäänud infoportaalid on siis seal, kus inimesed, keda ei ähvardata Siberisse viimisega, keda ei ähvarda ka otsene nälg, Moskva või Peterburi linnad, nii nagu igas impeeriumis on pumbatud täis raha. Te ei leia Skandinaavia supermarketite letil mitte midagi peale viina, mis võiks olla Peterburis näiteks toodetud, aga see on suur linn, miljonite linn, kus rahvas pööritab rublasid, ei ela vaesuses, tööpuudust suurt ei ole, ka pankade massilist kukkumist ei ole, järelikult ajakirjanikke, kes välja visataks riiklikest või poolriiklikest meediafirmadest, ei ähvarda nälg. Mis see siis on, mis nad teevad, miks nad valetavad? Miks sulle Peterburis võib öelda sinu kolleeg, et kuulge, et te olete ju ühe okupatsiooni Moskval vahetanud teise okupatsiooni vastu Brüsselis. Ja kui sa ütled, et kuule, me hääletasime, me tahtsime väga saada Euroopa Liitu ja NATOsse, siis ta küsib, kas tõesti? Ma ei ole kuulnud, hääletasite või? Küsiti või? Jah, küsiti, me ei ole okupeeritud. Ja kuidas see võimalik on? Vaat selles on küsimus. Ja seda tuleb meil ka meediaorganisatsioonis kogu aeg vaadata. Sellepärast, et see ei toimu ainult Venemaal nii. Express Grupil on väga head suhted tekkinud Saksa gigandi Axel Springeriga, kes ei ole mitte ainult Euroopa suurima ajalehe Bild-Zeitungi omanik, vaid ka ostis ära hiljaaegu Business Insideri, väga perspektiivika jänkide väljaande, ja omab väiksemaid lehti, ajakirju, kuulutusportaale mitmel pool, kaasa arvatud Poolas ja Ungaris. Ja mis on siis juhtunud Poolas ja Ungaris? On juhtunud mingisugune leebem soust Venemaa sündmustest. Ka seal on Austria ja Saksa väljaandjad ise otsustanud, nii nagu suur Schibsted Norrast ja suur Bonnieri kontsern Rootsist ise otsustasid, et Baltikum ei ole neile perspektiivikas, väga halb märk meie jaoks tegelikult. Sest kui nad tulevad, mul on nendega kogemusi, võite uskuda, skandinaavlased räägivad alati, me oleme tagasi kodus, me näeme Baltikumi, me näeme eestlasi oma strateegiliste partneritena, Lätit, Leedut, Eestit, oma vana territoorium, me oleme siin.
Aga need viimased mehed, kes notari juurde tulevad osakuid ümber kirjutama, nad ei räägi midagi taolist. Neil on kiire, neil ei ole seletusi, see on peakontor, see on nende otsus. Ja Saksamaal, või tähendab, et sakslased rääkisid mulle, et Poolas ja Ungaris on samamoodi. Ja ma olen sama lugenud ka Oxfordi ülikooli Ida-Euroopa meediakäsitlustest. Kolib ära Forbesi omanik, kolib ära Wirtschaftswoche omanik näiteks, ja asemele tulevad kohaliku võimu poolt soositud oligarhid, kes on saanud endale mingi monopoli kuskil kätte, mingid suured teenimisvõimalused hoopis mujal on nendel uutel omanikel ja nad hakkavad millegipärast peale suruma valitsuse agendat. Ja see juhtub Euroopa Liidu ja NATO liikmesriikides. Sellised on rindeuudised. Mida ma teile tahan konkreetsemalt rääkida, natukene muidugi rääkides Ekspress Grupi enda muredest. Neid ei ole mitte vähe. Etteütlevalt ütlen, et hakkame sinna digikurvi oma väikse kartautoga nagu kinni jääma natukene. Natukene teen heasüdamlikku kriitikat ka konkurendi suhtes, kelle ees selle esinemise lõpuks te võite kõik kuulda, sügavalt vabandan, mille märgiks ka kummardan. Alustame siis peale. Ma rääkisin teile natuke ajupesu võimalikust üle riigipiiride. Mul on väga hea meel, et meil erinevalt Lätist ja Leedust on tugev välja arenenud meediagruppide konkurents. Just Eestis, sest Eestis on olemas Ekspress Grupp ja Postimees, mõlemal on omad ajalehed, internetiressursid, Delfi TV, Postimehe grupil on veel sõbralik Kanal 2. Lätis ja Leedus asi nii hea ei ole, sellepärast, et seal ei ole Postimehe-sugust ega Õhtulehe-sugust väljaannet. Läti ja Leedu, eriti Läti, on, ma ütleks, nende ajalehe väljaandjad, on oma rahvast reetnud. Nende suurimad lehed Riia linnas, mis on ju, võib öelda, rohkem või vähem miljonilinn peaaegu, ilmuvad ajalehed tiraažiga 18 000, 21 000. Sõbrad, see ei ole enam mingi massikommunikatsioon. See võimaldab muidugi, no ma arvan, et näiteks, ma ütleks, et kõige suurem Leedu leht ja suur korvpallitoetaja Lietuvas Ritas, ma arvan, et nende tiraaž on alla Õhtulehe tiraaži. Välja arvatud nädalavahetusel, kus need traditsiooniliselt panevad telekava ja muud asjad. Seegi ei ole massikommunikatsioon. Niimoodi, et sealsed kohalikud leheväljaandjad, eriti ma arvan, tuleb kriitiline olla Läti, ju tähendab, et Riia sadama, kommertssadama omanike üle, kes on endale võtnud lehe nimega Neatvariga, sõltumatus, on sadama oligarkide aru, leht midagi sõltumatut seal ei ole, või siis ajalehe Diena, lätlaste uhkus, tiraaž on minu teada 19 000. Et nii on need asjad, mis annavad Delfile muidugi ja Ekspress Meedia portaalidele, nimelt Eesti ärimehed on Läti ja Leedu suurimad meediaärimehed, mis puudutab uudistootmist, annavad suured võimalused. Nüüd, kas meedia, see on, ütleme, minu bit of personal philosophy, kas meedia kajastab või loob tegelikkus? Kas tegelikkus saab kuidagi löögile meedias või meedia teeb oma TV-sarjadega, oma hirmulugudega, oma vaesuslugudega, õpetajatel pole raha, päästeametikel pole raha, hooldeõdedel pole raha, piirivalvatel pole raha. Jube lugu, tegelikult on see sama üks ja sama tekk, mida tõmmates need, kelle pealt tekk parasjagu ära tõmmatakse, ma ütlen riigieelarved, muidugi karjuvad meedias. Ja meedias kui üldine karjumisfoon tänu arvutite rahvusvahelisele võrgule nimega internet on kõva, siis kes tahab üldse pääseda kuidagi nagu valgusvihku, peabki karjuma. Nii et ka need näljalood on omamoodi selline stamp. Meedia suhtes minu silmad avas näiteks dotsent Maarja Lõhmuse juhtimisel tehtud teadustöö Tartu Ülikoolis, kus võrreldi meeste ja naiste pilte meedias läbi aastakümnete. Ajalehe piltidest, mis te arvate, mitu protsenti näitavad naisi? Kes pakub?
ajalehepildid läbi 25 aasta, perestroikani ja veel nõukogude aja viimasesse järgu. Kes pakub, mitu protsenti ajalehepiltidest Eestis näitab naisterahvaid? 30 on palju, jah? 25 on seal kuskil, aga oli aeg, see ülemineku aeg, kus Eesti NSV muutus Eesti Vabariigiks, kus naistel jätkus ainult 20%. Tegelikult on naisi ju mitu protsenti ühiskonnas? No 53 julgelt, kuna meie mehed elame väga riskantset elu, sureme vara. Ja kas see kajastab tegelikkust see meedia siis? No nagu ei kajasta. Ja on veel palju asju, no kuna meedia on nii kiire, ma ütlen refleksiivne, me kogu aeg peame peale andma, Delfi annab peaaegu kuskil 480 uudist päevas, siis loomulikult tekivad seal mingisugused oma sellised nagu rubriigid või vaatevinklid, mis kajastavad iseennast omaenda rubriiki. Vaadake näiteks meedia portreesid, kui vaadata. Portrees ilmub inimene, on ta siis sportlane, on ärimees või tavapäraselt meediastaar, meedia ikkagi intervjueerib tihti meediastaari, laulja, muusik, näitleja. Tulevad suveetendused, on näitlejad, läheneb laulukonkurss, on lauljad ja mida siis meedia küsib ja mida see inimene vastab, milline on see Eesti inimene siis? Te olete kuulnud. Mis on sulle kõige tähtsam? Minu suguvõsa ja lähedased, nõus, mulle ka. Mis sa teed vabal ajal? Vaatan Hollywoodi filme, mina ka. Mis sa teed siis, kui filmid on vaadatud? Võtan klaasikese head veini. Pagan, ma tean, et sa jood pudeli väga odavat veini ja liiga kähku minu arust. Ja siis vabal ajal, siis lähen perega sooja mere äärde. Mina ka. Ja siis me oleme kõik ühe sarnased. Ja siis see meedia toodab mingeid inimesi, kes ütlevad seda, mida meedia arvab peab ütlema ja inimesed on nagu sellised nagu hermeetilised väiksed klotsikesed, me ei saagi neist midagi teada. Sellised inimesi teeb meedia, tegelikult me oleme väga erinevad. Et see on siis minu väike filosoofiline arutelu. Kui mina õppisin ülikoolis, siis räägiti, tookord olid meil, õpetati seal Frankfurdi sotsioloogia koolkonda, Jürgen Habermas, Adorno, Horkheimer, kes nad olid, et meedia kajastab tegelikkust. Nüüd, eriti Tallinna Ülikool, professor Raimo Palmaru läbi õpetab seda, et meedia loob oma tegelikkust ja ma muuseas olen ümber mõelnud ja loobki ja loomegi oma tegelikkust. Seetõttu on meil eriline vastutus, et see tegelikkus ei läheks üle ajupesuks. Ma räägin nüüd natukene sellest digitaalkurvist, kui raske ja kui põnev on see meie võistlus ja no muidugi ei jäta ka natukene hooplemata, aga nii me võistleme, siis see on väga hea, et selline asi nagu võistlus reklaamirahade pärast ja lugeja tähelepanu pärast meil on. Sellised on meie tulemused Eesti meediaga võistlemis. Loomulikult võibki arvata, et Eesti meedia ja Postimees on väga, väga tugevad Liivimaal, Pärnumaal, Põllumaal, Võrumaal. Kui rääkida noortest, rääkida haritutest, siis on Delfi rohkem loetav. See on pidev võitlus, mõlemad paned sinna ressurssi. Eestis on jäänud veel mõni ajaleht, mis on kasumis, nende hulka ei kuulu Postimees ega Äripäev. See on raske võistlus, see kasum võetakse kuskilt mujalt, siis kuulutusportaalidest, netireklaamidest. Siin on meie keskmised külastused päeval. Veedetud aeg on tegelikult Delfi relv ja Postimees teeb siin väga hästi, võtab seda veedetud aega juurde. Küsimus on selles, kuidas digikurv läbida nii, et me saame mitte ainult silmade arvu, silmapaaride arvu, vaid seda veedetud aega, et meie uudised oleks põnevamad, meie videod kütkestavamad, eriti need videovoogedastused, mille üle me oleme väga uhked. Küsimus ei ole enam palju, sul on unikaalseid kasutajaid, vaid kui kaua nad püsivad sinu keskkonnas, rahakeeles öeldes siis reklaamikeskkonnas. Meil ei lähe halvasti ja nagu näha Õhtuleht, meile ka lähedane, meie osalusega tegutsev keskkond, see on meie järgmine vormel sellel kardirajal, saate veel näha. Siin on külastused kasutaja kohta ka enam-vähem võrdselt rebime. Ja siin on see, mida me nüüd teeme voogedastuses ja mille eest me peame olema ka tegelikult Elisale väga tänulikud. Me võtsime sisse osaluse Eesti suuremas videostreami firmas. Kaamerad, korvpalluri jalatsi küljes, korvirõnga küljes, see droon, mis SEB maratonil, SEB sügisjooksul lendab,
spordistriimid, number 1 striimingu firma, kes praegu teeb tööd Läti, Leedu ja Soome suunas. Tohutud organiseerivad, võistlevad tiimid, üks kaamera ei tööta, on teine kohe valmis. Kõikidel inimestel jutt on vaikne, närvid on pingul. Väga hea närvikava peab olema, et streaming business teha. Eesti Korvpalliliit, kellega leping kestab veel meil 2 aastat, meesteliiga mängud. Meil tegelikult on rohkem võimekust ja ma olen väga õnnelikult. Ma arvan, et televisioonikanalid selle peale vilistaksid, kui neil oleks 80 000 vaatajat korras, aga internetitorust see läbi pressida. See on vägev. Meil ei olegi sellist spordietendust veel olnud või rääkimata nüüd stuudiodebattidest või intervjuudest, mida me ka teinekord üsna populaarseks suudame teha. Mis 80 000 vaatajat vajaks, aga 80 000 on meie võimekus. 40 000 oli Delfis, see oli pühapäevane päev ka, kui Kelly Sildaru Aspen X-is oli. Ja mis meil tegelikult aitab nüüd minna sinna valda, mida mina kartsin. Mina olen kogu aeg, kui rääkida teile asjast, mille pärast me kõik tööl käime Express Grupis, kõik 1700 töötajat, kaasa arvatud mina, kui rääkida rahast, siis igal pool ronivad peale robotid. Programmatic sales. Ja küsimus oli selles, et loomulikult te olete lugenud viimaseid uudiseid selle kohta, kuidas Facebooki reklaami ostsid mingid tundmatud Vene botid enne valimisi, kui oli Hillary Clintoni ja Donald Trumpi valimisvõitlus. Kindlasti olete lugenud mingites Ku Klux Klani saitides, kuhu mõni ka meie Eesti firma on oma reklaami unustanud. Sellepärast juhtus see kõik, ja sellepärast on Mark Zuckerberg selle aasta kevadel ka vabandanud, et Facebook ei olnud väga valiv ja ta teeskels, et ta ei olegi väljaandja, siiamaani teeskleb. Ta on väljaandja, muidugi ta on publisher, ta ütleb, et ta on platvorm ja seetõttu ta ei teinud vahet, kas siin veebilehel saetakse kellegi pead otsast ära või köetakse raevu üles mingi elanikkonna grupi vastu. Ja nüüd on hakatud seda tegema. See on nüüd näide, kuidas üks teine telekomi firma, mitte Elisa reklaamipoliitikat ma selle külje pealt ei tea, lõpetab fake uudiste lehtedel oma reklaamimise, kusjuures nad ei teinud seda täielikult. Tegelikult nemad defineerisid väga kavalalt. Meil on ju tarvis reklaami auditooriumit, kas seal saab nalja, kas seal kedagi pilatakse, kas seal kedagi vihatakse, võib-olla see ei ole nende jaoks nii väga tähtis, sest et muidu nad oleksid teinud teistsuguse otsuse. Aga otsus oli neil selline, et see uudissait, mis ei ole nende arust siis valge, korralik, toimetatud, whitelisted inglise keeles. See uudissait peab kogu aeg meelega kirjutama jama. No kas selliseid päris on, kui me võtame selle sama Sputniku, et üks osa seal teadusuudistest või ma ei tea, võib-olla isegi ilmast on ju täitsa tõsiselt mõeldud. Aga need saidid minu meelest, mis whitelistitakse, tuleks täpsemalt piiritleda niisuguste asjadega umbes nagu meie teeme, kus on tasakaalustatud igapäevane toimetus, see peab olema toimetatud keskkond ja seda hakkab õnneks publik järjest rohkem hindama. Ma olen selle üle väga õnnelik. Ma tahaks teile rääkida nüüd meie sisemistest muredest ja meie sisemised mured on see, et meil on kõige suurem vene lugejaskond Eestis. Ja nagu ma juba olen 2 korda maininud oma esinemise jooksul, meedia on erakordselt refleksiivne täna. Kõik need heatmapid ja muud tööriistad, mis on meie kõikide toimetuste ja meie konkurendi toimetuste seinal, võimaldavad pealkirja veel protsessi käigus muuta, võimaldavad pilte teises järjekorras asetada, kõik selle nimel, et publikule meeldida. Nüüd Twitteri asutaja, üks asutajatest, Williams, ütles tüdinuna sellest, mida ta oli ise asutanud hiljuti, kui ta lõi internetportaali sellise whitelistitud portaali nimega Medium. Ta ütles niimoodi, et mind juhitakse seal samas Twitteris või teistes internetiressurssides, mind juhitakse mööda mingit teed, kus mulle järsku näidatakse autoavariid ja ma vaatan seda. Ma ei saa jätta vaatamata, ma vaatan seda. Kui ma sinna tee peale jälle satun, näidatakse mul veel mitut autoavariid, kuna nad arvavad, et mulle meeldis seda vaadata, aga mulle ei meeldinud seda vaadata, ma lihtsalt olen mees,
kellel on adrenaliinipump sees ja kui ma midagi taolist näen, ma mõtlen, kas keegi vajab abi, võib-olla see on tõesti tõsine probleem. Nüüd, kui ma näen juba 6 autoavariid, siis ma tahan teist teed minna. Aga sellist ei ole, kuna minu enda loodud Twitter ja teised näitavad mulle seda, mille peale mu silm on jäänud. Aga ma ei ole rõõmus, et mu silm jääb teinekord ära lõigatud jäseme või autoavari peale. Ja sellepärast tuleb tema arust astuda selle refleksiivse meediakäsitluse vastu ja sellest ta näeb ka ohtu. Ja ma võin öelda, et see mõte ei ole ka mulle võõras. Meedia sisu, kvaliteetset sisu lähemal ajal tuleb toetada, ehk lihtsamalt öeldes, selle tuleb peale maksta, selleks peab meediafirma leidma kuskilt neid ressursse. Ma räägiks nüüd Vene Delfist. 7 aasta jooksul on Vene Delfi töötajaskonda, peatoimetajat vahetatud 3 puhul. Ja meil on olnud pigevalt jutt nii ülikondades kui pagunites inimestega selle kohta, sellest, kas Delfi töötab kuidagi Vene Föderatsiooni huvides. Ja on jutt sellest, see oli 3 aastat tagasi, väga naljakas meenutada, ühe kaitsepolitseiametnikuga, et kuidas Delfi kommentaatorid ikka räägivad, et see on tihtipeale siis, kui meil on Eesti Vabariigi võidupüha, kui on meil muu riigipüha, siis tulevad välja kommentaatorid. Ükskord me leidsime, et 3 Delfis, Läti, Leedu ja Eesti Delfis, mis on nende vastavate riikide suurimad uudistootjad, tuli Sahhalini IP-aadressilt sarnaseid kommentaare. No need kommentaarid on nii, et teie armee ilma soomusvõimekuseta on väike pioneeri salk ja teie piirid üldse ei pea, neid ei olegi metsas näha. Ja me uurisime, loomulikult me teeme IP-dega tööd, mitte mina isiklikult, aga meie tehnikaosakalt küllap nad teavad. Ja need kommentaarid, õelad kommentaarid, tulid meilt Lasnamäelt. Ja teiseks, ma rääkisin, need olid 3 aastat tagasi ja neil inimestel oli õigus ja Leo Kunnasel oli õigus ja kolonel Roosimägil oli õigus, kes tulid ära Eesti Vabariigi kaitsejõududest, hakkasid kritiseerima. Täpselt sama jutt, ilma soomusmanöövervõimekuseta, eesti keeles tankideta, ei ole armeel mõtet, kui on jutt agressiivse idavaenlase esimese laine rünnakute tõrjumist. Ei ole mõtet. Ja samuti, nagu selgus agent Kohveri tegevusest, ei olnud ka Eesti Vabariigi piiri selgelt tähistatud, ei olnud võimalik kaitsta, alles peale seda riigi metsafirma hakkas piiri sisse ajama ja see võttis peaaegu aasta aega. Neil meie Vene kaaselanikel, osadel ka kaaskodanikel, osalt kodakondsuse taotlejad, oli täitsa õigus. Lihtsalt Raul Rebane või Vallo Toomet või Ilmar Raag alguses ei tahtnud lubada meie venelastele samu õigusi, mis on eestlasel. Kui eestlane kritiseerib Eesti Vabariik, eks tal ole selleks õigus. Aga kui venelane kritiseerib, näiteks minister Ossinovski, siis saab kohe peale sildi sisserändaja poeg. Muuseas, minu hea väljaandas kolleeg Igor Rõõtov on ka väga vaimukas sisserändaja poeg ja kuradi võimsalt konkureerib reklaami rahade pärast meiega. See tähendab, see, mida peetakse ideoloogiliseks rünnakuks, on tihtipeale meie Vene kaasmaalaste õigustatud kriitika riigile ja neil on selleks õigus, niikaua kui nad siin elavad ja makse maksavad, esiteks, ka valida on neil õigus kohalikel valimistel ja teiseks, kuni ei ole veel avalik ideoloogiline sõda Venemaaga. Kui selline asi tuleb, kui avalikult hakkab kõigest tulema otsest propagandat ja valet, kui võetakse üle meie internetiaadresside ressursid, siis on teine olukord. Me oleme võtnud maha interneti kommentaariumi 2 korral. Me oleme võtnud siis, kui EKRE hakkas meid üle ujutama, see oli siis see omasooliste abiellumise teema ja loomulikult siis, kui Ukraina teemadel 2014 hakkas Venemaalt tont teab mida tulema, oleme maha võtnud. Aga üldiselt see on väga harv tsensuuri juhtum. Ma näitan nüüd natukene ühte naljakat juhtumit. Oli üks kevad, peale seda, kui meie konkureeriv väljaanne oli sattunud apteegiärimees Margus Linnamäe omandisse. Ja sel kevadel temale kuuluvast väga suurest ja tublist firmast Magnum öösel 3-4 paiku keegi ronis meie serveritesse eesmärgiga sinna sisse tulla. Ja toksis sisse sellised aadressid nagu Express@e-grupp, Maxim@express.ee, Anton@e-grupp.ee, info@e-grupp.ee. No mida ta tahtis? Me olime väga vihased. Me arvasime, et see on konkurentsi uus vorm. Tegime sellest nupu, sellest ma vabandada ei taha, aga mu vabandus ka tuleb. Me tegime sellest nupu ja käivitus politsei uurimine.
ja tuli välja, et tõepoolest, nii ebatõenäoline, kui see ei ole, näete, siin on üks uurimine, Vassili Nossov Ida-Virumaalt, tõepoolest ronis Apteekitehnoloogia OÜ serverisse ja selle kaudu, kasutades ühte väidetavalt kontrollita jäänud arvutit Magnumis, minu hea konkurendi firmas, hakkas ründama Ekspress Gruppi. Ta ise on geimer, mängur, inimene, kes elab öösiti. Ma loodan, et neid siin auditooriumis ei ole liiga palju, kuna ma lihtsalt võitlen selle nähtuse vastu oma isiklikus kodus, viritan. Aga ta tõesti nii vähetõenäoline, kui see ka ei ole, siis härra Nossov Ida-Virumaalt, ta seal tegeles vasaku käega veel ka teatud laadi ebaseaduslike taimede kasvatamisega, ta siis tungis läbi Magnumi, kujutate ette, minu konkurendi arvuti kell 4 hommikul meie firma arvutitesse. Mis sa tahad arvata? Ja ma tõesti ütlen, et nii palju kui politsei uurimine suutis tuvastada, see uurimine kestis väga pikka aega. Oli see juhuslik, ta lihtsalt tahtis võtta üle mõne serveri, pani sisse juhuslike firmade väidetavalt aadresse, et seda serveri võimsust kasutada gaminguks, mängude võimsuse saamiseks ja edasi müüa mingitele Vene mängude firmadele. Selline oli siis vahe tegelikkuse ja meie esialgse kahtluse vahel. Tõenäoliselt see asi ei olnud üldse nii hull, nagu meil algul tundus, ja seetõttu ma pean väga vabandama oma konkurendide ees, kes, nagu ma kuulen Postimehe kanalil, seda meie konverentsi ka üle kannavad. Tervitan Postimeest. Ja siis Postimees on ka muutusi, me kogu aeg jälgime, ma rääkisin teile muutustest meil Vene Delfis. Vene Delfi viimane muutus, mis lained lõi, oli see, et Margarita Kornevseva, Delfi ajakirjanik, pidi lahkuma seetõttu, et ta hakkas nägema ainult NATO sepitsusi Eestis ja ta ütles, et Krimmi pidi Venemaa ise kaitsma, kuna NATO valmistus Krimmi ründama. Ja mina palusin tal kirjutada Eesti Päevale selgemalt artikli, kus ta seletaks. Ma ei ole kuulnud ühtegi fakti selle kohta, et NATO oleks valmistunud Sevastoopolit ründama 25 000 Vene mereväelasega merebaasi. Mis mõte selle oleks olnud? Ta ei leidnud neid fakte. Ta lihtsalt ütles, et see on üldteada, tõde. Ta ei tööta enam meie juures. Ja Postimees on toimunud ka muutused ja mis mind rõõmustas on see, et meie endine Ekspressi reklaamitüdruk, väga energiline ja kaunis Nele Laev on nüüd Postimehe meediajuht. Ta töötas veel viimasena, kui ta Ekspress Grupiga seotud oli, töötas ta ajakirjade kirjastuse reklaamijuhina. Talendikas müüginaine. Kas ka meediajuht? Näitab aeg, aga temale allub näiteks nüüd Lauri Hussar, teised, Neeme Korv, parimad meediajõud Postimehe kirjastuses ja Kanal 2. Huvitav eksperiment, aga lahkus vana telehunt Hanno Tomberg, kes on töötanud Äripäevas, muuseas ka juhtinud Eesti Päevalehte, ja lahkudes ta ütles huvitavad sõnad. Ma olen kuulnud, et teda pahandas tegelikult see, et tahetakse astuda ühe reha peale, mis meil lamab igal koosolekul tegelikult põrandal. Selle reha peale astuda ei tohi, ajada segi raha eest toodetud sisu, promo ja marketingi ajakirjandusliku sisuga. Ja siin ma arvan, et need äristrateegilised lahendused, ma tahaks väga, et need ei tähenda raha eest sisu müümist. Aga Postimehe ajakirjanikud on sellel märkimisväärsel 160. Postimehe juubeliaastal kirjutanud kevadel kirja kõikide osakonna juhatajad oma omanikele, et nad ei taha, et neid sunnitaks konkurente kottima, nad ei taha, et neid sunnitakse esimestel uudisveergudel kirjutama Postimehe grupi toodetes, ka siis, kui seal mingit uudist ei ole, mingitest telesarjadest. See on tõsine asi. Võitleme nende nähtustega enda kontsernis ja soovime ka konkurentidele selles võitluses jõudu. Selline on meie ideoloogiline võitlus, sellised on tulemused, sellise on meie libisemine digikurvis. Ma pean veel ütlema, et ma ei ole näinud nii kiiret tõusu digitoodetel, nagu on viimase 3 aasta jooksul. Meie digitellimused, mida ka Elisa, mille müükiga Elisa vahendab, on tõusnud aastas 45% ja praegu on Ekspress Grupi lehtedel 43 000 digitellijat. See on digipööre. Nii nagu ikka juhtub minu firmades, ei tule reklaamiandja meie investeeringutega kaasa, nagu me alguses tegime väga kallid mobiilikeskkonnad, mida reklaamiandja ei tahtnud, ma hakkasin juba kaotama lootust, mobiilireklaami meil nüüd on, aga neid digilehe reklaame on väga raske müüa. Ma arvan, me peame
me peame võtma appi mingisugused sellised särsakad programmid, nagu on nüüd viimane, kui te olete pannud tähele, nii meie kui meie konkurendid kasutavad ühe hüppega maksesüsteemi üksikute artiklite eest, mille müük on suurenenud 380%. Selle süsteemi nimi on Slick, seda arendavad osaliselt ka Eesti mehed ja see võib revolutsiooni tuua kogu Euroopa digimaksete süsteemis, mis puudutab ajalehtede tellimist, sponsorlust, ükskõik millised internetimaksed. Et kus häda kõige suurem, seal Eesti startup kõige lähem, ma ütleksin. Tänan teid tähelepanu eest, soovin head konverentsi ja kui on mõni küsimus, millele ma saan vastata, siis palun. Ei ole küsimusi? Suur tänu. Üks hetk, küsimused ilmuvad kohe teie ette ekraanile. Härra Asnoslük, teie ette, mitte selja taha. Ahah. Te ütlete, et olete sõltumatu sisutootja. Kuidas seda tõestada, kuidas võib lugeja kindel olla, et tegu ei ole propagandaga? Vaadake, meie süsteem tegelikult Eestis on väikeriigi süsteem. Väikeriigi kohta on meie meediafirmad suured. Meil on vedanud, et eestlased on luterlased ja erinevalt leedukatest nad tahavad ikkagi toimetatud keskkondadest maksta. Kas digimakset teha või tellida. Nüüd konkurentsi olukorras ma ütlesin, et mitte ainult meie maja välised, vaid maja sisesed monitoorijad. Ja need, kes on meie majast läinud välja, kui te võtate näiteks Postimehe toimetuse, siis seal suur osa töötajatest, näiteks Joosep Pärk, näiteks hiljuti lahkunud Tuuli Koch ja paljud on endised Ekspress Grupi töötajad. Ja vastupidi, Õhtulehes on töötajaid, kes on tulnud Äripäevast, meil on töötajaid, kes on tulnud teistest kontsernidest. Need töötajad ja nende kõrgem haridus, ma rõhutan, haritud inimesed, haritud eriala fännid oskavad teha vahet ja oskavad säilitada stabiilsust. Mina olen veendunud, et just see inimfaktor on väga tähtis ja et need inimesed saavad täiendavat haridust. Mina olen tähele pannud, et ka Eestis on osad sellised nagu moodsamad natuke, ütleme, eakamate räpparite tehtud internetikeskkonnad, kus närvilisus on nii kõrge ja midagi tahetakse niivõrd öelda, et kohe hakatakse Eesti Vabariiki saatma mingitesse tumendatesse kohtadesse. Seda teevad inimesed, kellel ei ole süsteemset ülevaadet ühest või teisest erialast. Mingi kõrgem haridus on alati abiks. Kuidas te kommenteerite Delfis tihti ilmuvaid kirjavigu? Ma arvan, et kui seal on kirjavead, see on kõige lihtsam viga või mis võib olla. Kui nad hakkavad kirjutama, et demokraatia on perspektiivitu või et kõrgemale jõule pole mõtet vastu hakata, kui ta üle piiri tuleb, siis on jama majas. Kirjavead las olla, see on kõige parem, kõige süütum vigade vorm. Rääkisite, et teil on vahest vestlusi pagunitega meestega. Ei rääkinud, minu alluvad peavad neid. Kui sageli meedia kuulab, mida riigijuhid paluvad teha, näiteks mitte õhutada mingil hetkel paanikat, hoida kuskil teema juures neutraalset joont, keerata mõne teema juures kinni kommentaari. Kommentaare me saame ikka enam-vähem sama palju, kui saime siis, kui konkurent anonüümsed kommentaarid kinni pani ja kommentaarid ei jää meie jaoks ju enam juhul üldse anonüümseks. Nägite isegi see Ida-Viru ütleme, aianduskurjategija saadi kinni, kes ründas meie servereid. Lihtsalt küsimus on selles, kas inimesed panevad oma õige nime kommentaari juurde või mitte. Anonüümsed need kommentaarid ei ole. Me oleme ikka kätte saanud, kui keegi kukub mingit vähemusrahvast ahju ajama või solvas mingit kohtunikku. Väga imelik on vaadata, kui inimene nagu vaikselt kokutades seisab seal laua ees ja peab vastama, miks ta kohtunik Merle Parsi kohta just nii kirjutas. Need inimesed saadakse kätte, anonüümsus selles mõttes on vähem. Aga ma tahan öelda, et oli vist 2 aastat tagasi viimati, kui juhiti väljapool toimetust meie tähelepanu sellele, et hakkasid suhteliselt leebed, suhteliselt seosetud, kuid siiski Putini maailmavallutusprogrammi kiitvad jutud ilmuma erinevatel teemadel. Mingite iluduste, veebi uudise juures, spordiuudiste juures. Tihti selliseid asju ei ole. 2 aastat tagasi oli viimane kord, kui selle tähelepanu juhiti. Ja siis kohalike omavalitsuse valimised on kohe ukse taga. Ega omavalitsus ei valita, valitakse volikogusid. Volikogud valivad omavalitsused ehk managementit.
kuidas näete teie kajastamist võrdsuse printsiibil Ekspress Grupi väljaandes Delfis nii parteide kui valimisliitude puhul? No minu meelest võiks rohkem kirjutada siiski, et minu meelest on Delfi liiga tasakaalus siin. Et minu meelest võiks ikka kirjutada selles linnas siin, kus me konverentsi peame, kus mina küll makse ei maksa, kuna ma varastamist põhimõtteliselt ei salli, ma ise olen Kolga Jaani maksumaksja. Et selles linnas siin samad inimesed, kes on põhimõtteliselt tegelenud aastaid väljapressimise ja räketiga ja tegelenud palju rohkematel juhtudel, kui kaitsepolitsei iial võib avastada, kes siis jõuab igal mehel nagu järelkäia ja lutikatele sokutada. Need inimesed, kes on aastaid sellega tegelenud, tahavad uuesti võimule saada. Ja see erakond väidab, et nad uuenevad, aga Taavi Aas ja tema meeskond on jälle sama ja tuleb marsib jälle roheliste lippudega. Minu meelest Delfi on liiga tasakaalukas. Aga aitäh teile! Nii, suur aitäh Hansule. Maailma populaarsem teadaanne, kohvipaus saab minna. Ja ennem kui te lähete, siis tuletan meelde, et kõiki ettekandeid, mis siin saalis toimuvad, saab hiljem järel vaadata ja me paneme jõudumööda nad üles meie kodulehele. Või mingisse muusse keskkonda, ma täpselt ei teagi, aga nad on kõik vaatavad. Nii, aga kohvipausile. Okay.